Tšau sõbrad, nagu mõned teist teavad, plaanisime hakata dokumenteerima enda seiklusi Hispaanias, nii et let's go! Aga kuhu me lähme, kuhu me sõidame? Kuna me kolisime autoga ja reisime Aleksandriga, kes sai just 3-aastaseks, pealmine eesmärk oli valida kõige lühem tee, milleks siis oli sõita laevaga Stockholmi ja siis sõita otse alla kuni Marbellani välja. Neljapäeval 16. veebruaril sõitsime me ootusärevusest siis laeva peale ja Stockholmi jõudes seadsime suuna otse Kopenhaageni poole, milleks oli siis 793 kilomeetrit ja kokku istusime autos koos siis väikeste puhkepausidega 10,5 tundi. Öresundi sild on selle päeva kõige vingem kogemus, et see on Euroopa kõige pikem sild, koosneb ta siis 3-kilomeetrisest sillast ja 4-kilomeetrisest tunnelist. Ja siis päeva lõpuks jõudsime sellisesse väiksesse kohta nagu Maribor, mis on siis mõned 10 kilomeetrid enne Rodby linna, kus siis sõitis praam Saksamaale. Ja korteri leidsime tegelikult Airbnb-st. Palju korter Maribos oli? 59 vist koos nende maksud. Ja mina ütlen, et täitsa oma hinda väärt tegelikult. Tegime siis hommikul kiire breakfasti ja läksime siis praami peale. Sõit kestis 45 minutit ja Aleksander sai jälle veitsaks ajaks vaheldust, sai seal mängunurgas mängida. Teise päeva lõpuks siis jõudsime Düsseldorfi. Me leidsime enda ööbimiskoha siis bookingust seekord City Apart Hotel. Siin on meie Düsseldorfi elamine, selline armas 3 kohaga tuba. Ehk siis selline näeb välja Saksamaal Düsseldorfi budget elamine. Aleksander seal räägib telefoniga. Ja öö selles hotellis oli 55 eurot koos hommikusöögiga. Just, ja hommikusöök oli sai ja muna. Mul oli hea meel, et see oli olemas seal, aga ta oli väga vastav enda hinnale. Kus me oleme? Ma ei tea. Me oleme Taanis. Kus me homme lähme? Me homme lähme Saksamaale. Saksamaale. Ja kus me veel homme lähme? No ütle Luksemburgi. Luksiburgeri või? Seal hakkas naine karjuma või? Keegi ei võta vastu. What?